Tervist! Täna sooviks rääkida natukene demokraatiast, olemusest ja arukusest, mis siis seda vabadust vabaduse vastukaaluks on. Räägiks siis sellisest valimissüsteemist nagu demokraatia. See süsteem mis tähendab, et mul on vabadus valida teatud isik minu huve esindama sinna ja isiku ma saan sealt välja valida, mille alusel plussid ja miinused, hea või halb nende kandidaatide vahelt. Et see tähendab seda, et see süsteem ise juba eeldab hinnangute andmist, et me elame hinnangute maailmas, me elame vaba turg, hinnangud kujundavad selle nii-öelda vaba turu, kas siis langeb või tõuseb. See printsiip on niimoodi. Natukene võib-olla siis joonistaks siia natukene selle mudeli, paneme siia, et paneme 10, 30 ja 60%, need on protsendid ka taha. Et see nüüd võiks olla selline, selle mudeli abil ma siis kirjeldaksin natukene võib-olla, et kuidas siis näiteks mõjutustegevus käib ja kuidas need ühiskonna kihid on näiteks, et kui me seda võtame 10% ja võtame alt poolt, et suurem siin on 60%, et kui me nüüd siin 60% inimesi näiteks tegeleb turvalisuse teemadega, et ma aitan või siis ma olen ohver nii-öelda, et see on siis haavatavuse teemaga tegeleb 60%, väga suur osa ühiskonnast on ju. 30% siis tegeleb vorsti tagaajamisega ehk kuidas siis on, et eesmärgi poole püüdlemisena, et millegi loon eesmärgi ja liigun sinna poole, et see on nagu siis tagajärje tagaajamisega nii-öelda. 10% siis võib-olla on väljaspool neid nii-öelda, et need kumbki nii väga ei mõjuta teda, tema jaoks ei ole tähtis tagajärg või eesmärk, et kuidas öeldakse, et siin on juba võimekus egoväliselt tegutseda, et ühiskonnas, kui ma laias astus, ma ei hakka siin protsente täpselt tooma ja niimoodi viilutaksin veel kõvasti, aga siin on lihtsalt nagu perspektiivi mõttes, et kuidas perspektiivi tuua ja kuidas siis natukene seda ühiskonda, kuidas see mõjutamine, vaatame, kuidas see mõjutamine näiteks võiks käia, et kui ma nüüd olen poliitikud on ka võib-olla siin või siin, mis see poliitik tähendab, et üldse tema toimib hinnangute järgi. Et tema jaoks tähendab see, et 60% ühiskonnast, kes siis tegelevad turvalisuse teemudega, on väga suur mõju või võim siis nagu nii-öelda mõjutada neid poliitikuid. Ja 30% see, et poliitik ju arvestab sellega, või tema maailmavaade, mida ta esindab nii-öelda. Aga poliitik peab olema siis meele järgi, tähendab tema käitumine, tema kõik peab olema siis, et see valimssüsteem juba tähendab seda teisele rahvale meeldimist, et sinu eesmärk on võimalikult paljudele meeldida. Et ühesõnaga 60% on siis nagu nii-öelda väga kergesti mõjutatavad ja siin on 30% samamoodi näiteks, kes tegelevad juba lahenduste leidmisega, see tähendab seda, et neil on samamoodi kerge mõjutada, kuna need ajavad tagajärge ja 10% ei aja niivõrd tagajärge taga, vaid nemad keskenduvad sellele tegevusele endale. Kui me nüüd vaatame, paneme siia 90% inimesest on väga kergesti mõjutatavad. Et kui me nüüd demokraatia olemust hakkame vaatama, et kui demokraatlik see süsteem tegelikult on ja kui kergesti see kõik see kallutatav ja väänatav on. Et kui ma nüüd näiteks
luban sellele inimgrupile, luban näiteks, mis ma tal luban tal näiteks, ma ei tea, et saada ühe lati vorsti iga kuu lisaks, ma ei tea, kas lastetoetust on ju, või mingisugused toetused, mis on nii-öelda tema sotsiaalset elu toetav kuidagi, on ju, et siis luban neile siis midagi, on ju. Noh, ja siin näiteks, et kes siis võib-olla kellelt sa siis oma tegevuselt võtad näiteks maksu alandad näiteks, et nad enne võtsin sult terve lati pealt, võtsin pool latti ära, nüüd võtan sul näiteks veerand latti ära, on ju, et no näiteks võtan tal mingisugused makse vähemaks, mis paneb teda valima. Et noh, nii-öelda, kuidas me siis ütleme nii-öelda saame mõjutada, kuidas siis poliitikud saavad neid asju, inimesi või inimgruppe mõjutada, et 90% on väga kergesti mõjutatavad. Kuna need keskenduvad väga selle tulemusele, tähendab, et see tulemusele, jah, 90% on väga mõjutatav. Et kui nüüd hakata vaatama, et noh, kui valimised on ära, lubatakse siis asjad ära ja mis siis peale valimist siis saab, et saab see, et täidame teie soovid, siis tuleb lihtsalt minna kas makse tõsta või siis laene võtta, aga siis aru, et see inimgrupp teda on nii kergesti mõjutatud, et ta ei oska kaugemale vaadata väga. Temale öeldi, et lihtsalt saad lati vorsti peale, okei, lati vorst peale, aga pärast on niimoodi, et kui valimised on ära, siis see latt antakse ilusti kenasti ära, aga siis samast teisest nurgast nagu võetakse, et neil nagu, need on niivõrd tulemusele orienteeritud, et need mõtesta, kus kohas see siis raha tuleb, kas võetakse laenu siis või ütleme niimoodi, et väga kergesti manipuleeritav valijatest on 90%. Väga suur, väga, et kui sa nüüd hakata mõtlema demokraatia, et kui kerge on valida ja nii edasi, et tegelikult on see demokraatlik süsteem on 90% võrra väga kergesti mõjutatav, on ju, et kui demokraatlik või mis see siis see inimese tahe tegelikult päeva kokkuvõttes võetakse sammune raha nende inimestelt teise tiiruga ära, on ju, et aga võiks ka natukene rääkida siis selle demokraatia olemusest selles osas, et mida see demokraatia siis ka natukene nagu kas vabadused, on ju, et meil on palju vabadusi, sõnavabadus on lubatud, on ju, tegutsemisvabadus vist ei ole, et enne peab seaduseks saama. Aga et mis see nagu vabadus või mida see demokraatia üldse tähendab, et kui meil reklaamitakse, et demokraatia on vabadus, et kui tahad vabadust, tuleb demokraatia ja nii me ekspordime seda mujale. Aga kui hakata vaatama nüüd seda demokraatiat, kui me nüüd võtame sihukese näite nagu, et kuidas nagu kõik asjad alguse saavad või millest meie tegevused lähtuvad, siis meie tegevused lähtuvad tihtipeale juhenditest. Kui ma lähen kooli, kõik õppekava on juhendatud nii-öelda põhikoolist lähed kõik gümnaasiumi ära, sealt edasi on minu valik, mida ma saan valida näiteks on ju, et tahan õppida seda näiteks, sealt juba edasi toimub jälle juhendite järgi, poodi lähed, kodus tahad teha, ükstapuha mida sa tead, sul on alati juhendid ees. Igal pool sul on juhendid, sa pead kogu aeg kooskõlastama, tegema, ükstapuha mida sa tahad teha, kui sa tahad mingit toodet, kui kõrgel on kraanikaus, kus on elektripesad, kus kõik asjad on meil ette öeldud. Sisuliselt võiks öelda, et meie enamus tegevus, kõik tegevus, mis me teeme, mis me ette tahame võtta, lähtub, ma ei tea, paneme näitlikult, paneme 70%. 70% lähtub meie tegevustest siis nii-öelda juhenditest või nõuetest. Ja paneme siis 30% 30% näiteks on siis siuksed ühiskonnalikud normid ja tavad, mida me siis järgime, mis võib-olla ei ole seadustes või otseselt juhenditest nii-öelda määratud. Et see siis määrab meie käitumise nii-öelda ja see 70%, noh, kui me nüüd hakkame mõtlema, et see kõik, mida me teha tahame, võib-olla see 5 ainult on see meie osas, et võib-olla sellest kokku, kui sa 100 võtad on ja selle veel omakorda palju see minu vabadus on ja palju siis nagu nii-öelda see juhendite ja muude järgi käituda, siis võiks öelda 80% on juhendite järgi käitumine, 20% on minu enda looming, kuidas ma selle läbi viin nii-öelda. Et kui ma hamburgeri ja kotletid ja kõik need on juhendite järgi tehtud ja need koostöösosad ja teatud tingimustel ja nii edasi, siis minu see
jääb see organiseerida see kaup sinna ja võib-olla siis ütleme, kuidas ma kotletid ja selle segu sinna vahele panen, on ju. 20% on minu osa nagu nii-öelda. Ülejäänud tuleb meil juhendite pealt, et seda ma võiks siis öelda, et kui me vabadust räägime, siis alati, et siis tegelikult on see demokraatia on kõige suurema bürokraatiaga, sest sul on kõik ette määratud, et näiliselt räägitakse, et see on mingi suur vabadus, aga tegelikult on nii, et meie tegutsemisvabadus selle sees on võib-olla lihtsalt erinevate valikute vahel valimine, tähendab, et suur vabadus on meil, 80% on nii-öelda juhendite järgi. Selle järgi me võiks öelda, et me oleme ju biorobotid. Et kui sa roboti programmeerid ära, mis alustel ta nagu toimib ja liigub, ja kui mitte inimest võtta, et siis me oleme samamoodi nagu biorobotid, meil on juhendite järgi toimime. Aga selle nüüd point või mõte, mis ma nagu tahtsin öelda, et mis juhtub, kui inimese hakkab juhendit järgi tegema, siis tähendab seda, et tema ise ei saa enam otsuseid vastu võtta, et temal on nii vähe otsuseid, mida vastu võtta. Tähendab, et inimesel kaob vastutus ära. Et üks printsiip, mis siis tähendab seda, et see osa meie süsteemis, et kui me tahaks demokraatiat nagu edeneda või paremaks saada, see tähendab seda, et see alumised kihid, kes valivad nii-öelda tantsima neid poliitikuid siia, et nemad peaksid siis arukad olema, et nad iga asjaga kaasa ei läheks. Ja nüüd, kui me nüüd vaatame, et see 80%, 20%, et see tähendab seda, et nii palju on ette juhenditega tehtud, et inimesel endal ei olegi seda osa psüühikas kasutada, mis tähendab arukus. Et vabaduse ja siuke demokraatia üks olemus on vabadus, on ju, et ma võin kõigil kõike öelda ja kõike teha, on ju, aga selle vastand võiks olla arukus. Et me ei saa, et demokraatial peab olema, et ma kõike nagu tunnistan, kõik, mis maailmas leiab aset. Et kui ma kõike tunnistan, et ma ei teki vastujõud ongi arukus või siis ütleme öelda, selle kohta võib öelda vastutus on ja vastutus või arukus on üks ja sama tegelikult, on ju, et ma mõtlen, kas ma siit on midagi veel rääkida. Et põhimõtteliselt on nii, et liiga palju bürokraatiat on meie süsteemis, et me lihtsalt toimime juhiste järgi ja me täidame lihtsalt nagu põhimõtteliselt juhised. Et kuidas ma saaks seda vastutust võtta või niimoodi, kui ma lähen näiteks poodi, ja kuidas see vastutuse võtmine käib, kui nüüd seda bürokraatiat vähemaks võtta, et lehaletil enam ei ole, kuidas seda leha pead müüma, et tekiks vaba turg nii-öelda. Siis tähendab seda, et üks müüb võib-olla seal päikse käes kuskil lehakammakad kuivad ja kärbsed on ümber, et teine kõrvalmüüja on seal võib-olla külmkapi saada teha värske leha. Ja nüüd see on sinu valik, on ju, et see tähendab mina võtan vastutuse, mis valiku ma teen, on ju. Et kui ma teen kehva valiku ja mul pärast see meelde, siis ma olen ise kehva valiku teinud. Et see tähendab, mina saan õppida kasutama seda psüühika osa, mis tegeleb lahenduste leidmisega. Aga kui on kogu aeg juhendid ees, nii suur osa, siis inimesel ei tekigi seda arukust, seda osa psüühikas. Ja see tähendab seda, et need inimesed ei ole väga võimelised siin 30% ja 20%. Et nemad ei ole väga võimelised häid valikuid tegema seda demokraatlikku, kes need demokraatiat, ütleme nii, esindavad. Neil puudub see arusaam, või see arukus. Nemad lihtsalt midagi lubavad seal ja toimivad siis selle järgi, lubavad seda või lubavad toda, et sa ei pea väga palju lubamagi, lubavad midagi väga kerget ja siis kohe hääletatakse nende poolt. Et kõigepealt peab tekkima siin nagu allosas, kui demokraatilik süsteem on siuke, peab tekkima ju see nõudlus alt. Meil on vaja nõudlust, selleks me oleme bürokraatiat vähendada, et see arukus saaks siin all astmetes kasvada, sest see 10%, see arukalt teenib, tema ei saa hakata lubama sul igast asju, ta ei saa ju suure tõenäosusega valituks, sellepärast et ta ei hakka sul lubama, sest lihtne inimene, tema arusaam on lihtne, tema siis toimib vastavalt oma siis heade või lihtsamate asjade järgi ja jookseb kergemini nii-öelda. No kui me nüüd natukene, kustutan selle ära, kui me natukene siit läheme edasi, et seda vastutuse ja arukuse, vabaduse ja arukuse tasakaaluka me otsime, siis ühiskonnas on
vastutuse, ütleme siis seda tasakaalu otsima, et kui me kõik aktsepteerime, on ju, et siis, et tähendab seda, et vastutus peab olema, et kui me kõiki asju aktsepteerime ja seda vastukaalu tegele, mis see arukus on, siis ütleme niimoodi, et paneme siia siis näiteks, on ju, Nuku pluss Nuku võrdub 2, on ju. Et teatud alusprintsiibid on ühiskonnas nii-öelda enese säilitamine, see on üks fundamentaalne nii-öelda ühiskonna toimimise mehhanism, on ju, aga nüüd NOX pluss, on ju, tuss võrdub 3 või enam, on ju, 3 või enam. Et see on nagu, et selleks ei pea nagu, et siuke igasugune talupoja mõistus on nagu nii-öelda ühiskonnast on kadunud, normaliseeritakse mingisugused asjad ära, mis on juba fundamentaalselt ühiskonna toimimise mehhanismi vastu, on ju. Et kui me suhtest lihtsatest asjadest juba väga fundamentaalsetest ja asjadest ei saa aru, miks on vaja sukast arukust ka inimesele, et see tähendab seda, et inimestel on arukust on vähe, et kõik on juhenditega ette öeldud, kuidas asjad on. Et neil puudub see võime olla nagu arukuse asjadest nagu aru saada. Et lihtsalt TV3 uudistes öeldi, et kui sa ei aktsepteeri seda, siis sa oled, on ju, siis sa oled, ma ei tea, kes sa oled, on ju, ei kõlba, on ju. Et meil pole seda analüüsi võimet isegi, on ju. Et see on nagu kehva. Ma mõtlen, kas mul siin midagi lisada veel, väärtuste tunnustamine, on ju. Jah, et see ongi väärtust, et paljud inimesed, et kui sa kõik aktsepteerid, on ju, et sul ei olegi seda võimalik psühholoogiliselt, sul ei teki seda jõudu siia, et arukust hakata, et seda analüüsi võimet inimesel ei tekigi, et sellepärast ongi ja see süsteem me näeme, et tegelikult see, kui nii öelda, et see vabadus on nii näiline, nii kergesti mõõdetav, et ei pea poliitiku tema maksimumtarkus, et ma praegu ei näe poliitikas väga, et midagi sükast, et seal mingit arukust oleks nagu. Et paraku need samused inimesed on samal võimel, nende maksimumvõime on siis välja mõelda mingisugused lattvorsti või mingisugune väike preemia, on ju. Et väga sealt nagu midagi kõrgemale hetkel ei kusagil ei küüti. Aga okei, kui tundub huvitav, siis ma YouTube'is jätkan. Vaata YouTube'ist, ma panen siia alla lingi, see video alla, ütleme kirja sisse. Et kui sind huvitab, siis ma lähen siin teemadega lähen edasi. Kui sind huvitab, siis vaata lingi pealt edasi ja vaata YouTube'ist edasi. Nii neile, kes edasi siis nagu nii-öelda vaatavad, neile ma räägiks võib-olla natukene, ma räägiks natukene, mis asi see üldse, miks suke lesbi ja gei või millest selline, ma pikalt hakkasin peatuma, praegu räägin lühidalt, võib-olla kunagi räägin üldse seksuaalsusest ja panen sinna geid ja lesbid ja muud kui sisse. Et kui me näeme nüüd inimese toimiv mehhanismi, siis näiteks naine kuulab kõrvadega, aga tema sees paneb see siis mingisuguse, tema sees võib käivitada see mingisuguse kiindumuse, et see kõidab teda nagu nii-öelda. Ja mehe ja naise see on samamoodi, et mees võib erutada näiteks, ütleme, kellel võib-olla suke on ema kasvanud ja ema on ka väga äärmuses olnud, on ju. See tähendab seda, et mehel võib tekkida ka samamoodi reaktsioon. Nii-öelda, kui ta nagu naiselgi võib-olla, mis asi erutab teda nii-öelda ja mehel võib ka vastupidi näiteks ohvrimeelsuse peale erutada, on ju. Et see on nagu siuke mõõdapanek süühikas nii-öelda ühiskond ei oska seletada neid asju lahti, miks nad nii on ja ei oska neile nagu seda seletust anda ja tähendust anda. Et on ära seletatud, et siis tuleb 5 sugu veel ja nende asjadega on pööraseks läinud või 20 sugu või palju neid on siin. Et see tähendab, et arukus puudub, et kui juba teadlased või ma ei tea, kes nende suguse välja mõtlevad, on, et siis on nagu selle arukusega väga kehvasti, et seda vastujõudu sellele kõik, mis maailmas on aktsepteeritud, aga kokkuvõttes see ühe ühiskonna suretab välja. Et seda suke ühiskond ei ole jättusuutlik, seal on palju asju, mis on, aga praegu ma rääkisin lihtsalt sellest ühest printsiibist.
sellest ühest printsiibist, mis on fundamentaalne ja üks enese säilitamise mehhanisme nii-öelda, et inimene saaks säilida. No muidugi jah, et ühesõnaga see gei lesbilisus on selle tunnete allasurutusega väga tugevalt seotud, et kui kuskile poole on väga kaldu ja siis kuskil ma seda kuulen ja erutab ja siis ta tekitab meil nii-öelda kiindumuse teise inimese vastu. Okei. Natukene räägin ka sellest süsteemist ja inimestest ja kuidas see süsteem siis peaks teenima meid. Praegu on see tasakaal on niimoodi, et nagu me nägime, enam-vähem 80% täidame juhiseid. Et me nagu on väga kaldu, et kuidas see riik või mis asi nagu luuakse, ta peaks nagu inimest toetama, on ju. Ta peaks olema inimese jaoks, et ta on inimesele toetav, me loome riigi mingi süsteemi, mis siis toetab inimest siin toimimast, on ju. Aga nüüd on see asi, kui see tasakaal, sest inimene peab ka riiki teenima, on ju, sest Eesti või näiteks, kui me võtame näiteks selle süsteemina Eestit, on ju, siis siin on veel riike, Läti, Ameerika, whatever, mis iganes riigid, siis need omavahel ka konkureerivad, selleks on vaja ka, et nad on omavahel sõltuvussüsteemid ja omavahel konkureerivad ja meie omavahel konkureerime. Et kui see nüüd käest ära läheb, et praegu me näeme väga süsteemi, et süsteem hakkab inimese enda võimekust hakkab alla suruma nii-öelda, et meie kogu süsteemina saaks tugeva olla, siis paneme näiteks, et kui on 30% versus 70%, et ta tegelikult on normaalne, kui ta mingiks osaks võib ta minna sinna, aga see tähendabki, siin peab hakkama vastusurve tekkima nii-öelda. Et kui inimene hakkab liiga palju, ta siin elab selle jaoks, et süsteemi teenindada nii-öelda, on ju. Et kui ta on, või näiteks paneme see 20% näiteks, on ju, süsteem töötab inimese jaoks, on ju, 80% inimene töötab süsteemi jaoks, et süsteemi tööta enam inimese jaoks, inimene töötab süsteemi jaoks. Et kui need asjad paigast ära oled ja praegu on paigast ära läinud need asjad, on ju, et 80-20, et see tähendab, et see süsteem üleni jääb ise nõrgaks, et see süsteem ise ei hakka teiste süsteemidega konkureerima. Et kui meie siin oleme, meil on arukust ja tasakaalukust, me saame erinevate aspektidega kokku, siis see tähendab ka, et süsteem on edukas. Et kui ma nüüd natukene vaatan üldse meie poliitsüsteemi, kui ma vaatan meie poliitsüsteemi näiteks, siis me võime näha, et kui me võtame nüüd näiteks selle sammuse tasakaalu, et me võime näha näiteks, et selle mõttes juba tasakaalust väljas, et kui palju meil näiteks poliitikud võtavad seda vastutust, on ju. Et heal juhul on, et kui poliitikuna või ma ei tea, koroona vaktsiinidega näiteks on, et seal kuskil läks midagi tuksi, on ju. Võib-olla siis võetakse koristaja vastutusele, et koristaja oli ministri kontoris oli mopi nurka jätnud, ilmselt see mõjutas ministri sukast otsustusvõimet, et võetakse koristaja vastutusele, lastakse lahti. Et see on nagu see maksimaalne vastutusvõime, on ju. Siuke, et kui me poliitikat või meie Eesti poliitikat praegu vaatame, siis ei ole nagu seda vastutusvõimet, kus inimesed võtaksid vastutust. Puudub siuke vastutuse võtmise võime ja siis ei saa ju süsteem ka areneda. Moment, vaatan, kes seal on. Okei, siin ka mul on väike spiker taga, aga võrdsusest natukene, et võrdsus kui sellist asja nagu võrdsed võimalused on seda nii-öelda teha, aga kui me võtame kas või kohtusüsteemi või mis iganes süsteemi, siis me näeme, et tegelikult meil ei ole võrdsed võimalused, meie nagu nii-öelda võimekus, meie isiklik võimekus on meil väga erinev asju ajada, on ju.
ja kas või mingi kohtusüsteemid või kohus ütleb, et kõigil on võrdsed võimalused, on ju. Tegelikult ei ole, palju sul ressurssi on, et kohtusüsteem on ka alati kõik suhteline ja kõik need lahendid, et see on nagu sihuke suur mängimine. Et seal me nagu ei näe ka võrdsust, on ju. Et on võib-olla minevikus me seda tänast süsteemi võime ka näha, noh, või tulevikus nii-öelda, tuleviku mõttes minevikus, et 200 aasta pärast võime näha seda samas nii-öelda seda poliitilist süsteemi, nagu see praegusel kujul toimiv demokraatia on, nii-öelda, kuidas seda praegu demokraatiani mõistetakse. Võib-olla võime näha nagu meie vanemad või nagu vanasti nähti, on ju, et oli päris orjad, on ju, et samamoodi, et annad tüki vorstinile, on ju, ja siis lapsed tegid seda, mida vaja oli, on ju. Aga noh, see on muidugi üks looduse mehhanism, on ju. Et seda taga ajades me ju tegelikult õpime. Et see ongi mingisugune, aga huvitav oleks jah mõelda, et kui nüüd tulevikus 200 aasta pärast tagasi vaadatakse, mõeldakse samamoodi, et see demokraatia, mis kunagi oli, on ju, et see on siis pehmelt öelda tagantjärgi vaadatakse, et olime orjad, on ju. Et see demokraatia mõiste on natukene laiem ja seda annab nagu, et meie jaoks on demokraatia lihtsalt see, nagu me teda tunneme ja näeme. Okei, ega siis midagi, ma arvan, et praeguseks aitab. Jah, aitäh vaatamast, loodan, et oli huvitav. Nägemist.